No tšau! Kui keegi teist on näinud mu varasemaid vlooge, siis on üks selline video 6 aastat tagasi nüüdseks 7 vaprakest Leedus. Nüüdseks on 7 vaprakesest alles jäänud 4 ja meie punasest autost on alles jäänud natuke väiksem hall auto. Kui te näete, on meil meie punane Ferrari. Pärnu paistab. Nii, me oleme jõudnud siia Ikla piiripunkti. Aega läks, aga valmis sai. Aga väga ilusate kleepsudega siiski. Ja trip on nüüd endiselt sama. Me lähme sõpradega 4 päevaks Leetu. No ütleme, technically koha peal me oleme seal 2 natukene peale päeva. Võtame teid kaasa. Nii et ma küsin ainult asja osaliselt seda, et kuidas praegu emotsioonid on. Väga hea. Rover linna peaks. Super. Vaatame, saame kokku ilmselt siis, kui me jõuame Lätti. Tšau! No nii, ja me jõudsime Lätti. Me jõudsime siia kohaliku second hand poodi, kus kõikidele eestlastele meeldib käia. Ja vahepeal muidugi tegime ikkagi väikse pausi, ei läinud ühe jupina lõpuni, vaid me käisime Pärnu Mäkis ka kiiresti söömas. Saime kõhud täis ja nüüd ma ei tea, kuidas neil poistel tunne on, aga mina tahaks panna vähemalt Riiani ühe jutiga ära. Vaatame, kuidas sellega läheb. Peaksime järgmisena olema Riias, siis sealt edasi tahaks paus aina vähem teha, aga teades, kui palju pähkleid poisid siit poest ostsid sellest second hand poest, millest ma teile rääkisin, siis võib-olla on neid pissipausu väheke rohkem. Ja vahe ülevaade, kohe oleme Riias, mõni kilomeeter Riias puudu, paneme selle Ferrari meil kütet täis, et me jõuaksime kenasti täna Palangale. Praegu estimated time of arrival, millal me kohal jõuame, on äkki kell 12 öösel. No nii, peale circa 6 tundi on siis lõpuks Lietuvas Respublika meil siin olemas, aga kõige tähtsam on see, vaprakesed on jõudnud Lietuvas Respublika. Poisid, kuidas emotsioonid on? Coca-Cola. Emotsioonid on Coca-Cola, mis tähendab seda, et meil on veel 2,5 rahvli tegelikult sõita, ilmselt paar pissi pausi, aga enamus on sõidetud, me veel ei tea, kus me ööbime. No nii, ja kell on 12:30, mis tähendab, et me umbes pool tundi, natuke rohkem, 40 mintsa tagasi jõudsime lõpuks ometi Palangale. Vahepeal me trotsisime tormi, me jõudsime kuskil väikese tormi epitsentrisse või selle lähedale. Ja see oli ikka üsna kehv, sest pidi sõitma mingi 50-ga maanteel, mitte midagi ei näinud. Päris jube oli isegi. Ja nüüd meil on selline üsna prosta ööbimine siin tänaseks võetud. Vähemalt on 4 magamispaika, kus me saame mugavalt ära magada ja ei ole päris telgis. Nii et nüüd me korraks veedame või viskame korraks Palanga ööelule ka pilgu peale ja siis on tuidu aeg, sest homme tahaks juba midagi aktiivselt teha. Tere hommikust, on järgmine hommik, me käisime söömas kuskil. Väga mõnus Black American breakfast oli, mis me sõime süsi mustad pannkoogid. Ja nüüd me mängime discgolfi, poisid on seal ja Jürgen kaotas oma plätu vett ära. Nii et me mängime natukene diski ja siis, kuna meil tundub olevat, et need kõik päevad saavad olema vihmased, umbes sama ilm, mis Eestis on, siis me lihtsalt käime ja vaatame jooksvalt, mis teha saab või saa, aga enne me ütleme Jürgeni plätu üles leida sealt veest. Möödunud on minut. Jürgen, mis juhtus? Kaotasin teise plätu ka. Meil on siin, seda ei saa isegi jõeks nimetada, see on lihtsalt mingi vee äravool kuskilt. Meil on 2 plätut siin sees kadunud. Tundub, et me läheme varsti Klaipedasse plätusi ostma. Sest et me ei leidnud neid kahjuks enam üles. Nii et discgolfi rada 1, meie -2, sest 2 plätut on kadunud. Ja discgolfi rada on tehtud, käisime siin Klaipeda külje all mingisugusel 9-korvilisel rajal. Võrdlemisi keeruline rada oli, siin oli päris mitu parneljasid, kitsaid, tunneleid, 140 meetrit lihtsalt kuskilt puude alt ja külgede peal oli OB. Jürgen, oled sa oma plätud üle kulp ka või? Ei, mis kadunud, saab uued osta. Ja kuhu me lähme nüüd? Maxima. Ja mis me Maximas teeme? Uued jalad siit mehele. No võt, lähme ostame Jürgenile uued plätud ja siis, tegelikult me ei teagi, mis meil täna enam plaanis siin on, aga siis vaatame.
muuseumi. Lähme vaatame mõne muuseumi üle. Vahepeal on siis juhtunud selliseid põnevaid asju, et Jürgen sai endale plätud. Ma lähen korra siin reportaažiga tuppa sisse, kus meil Jürgen on. Siin ootama näitab plätusi. No nii, Jürgen on saanud endale plätud. Ops, sellised ilusad maasikad. Juhtus siis lõpuks see, et me ei leidnudki neid Jürgeni plätusid üles, nagu me ütlesime. Ja läksime ostsime talle kohalikust Ülemiste keskusest Akropolisest uued plätud. Ja siis me mõtlesime, mis me teeme? Mis me võiks teha veel täna? Savi, lähme kuskile muuseumisse. Esimene muuseum, mis me vaatasime, Sea Museum. Et peaks olema mingi meremuuseum. Läksime ja hakkasime minema ja tuleb välja, et siin tuleb minna väikse alusega, väikse praamiga üldse üle. Me lähme sinna saarele ja seal saare otsas kuskil on see muuseum. Juhuslikult jõudsime kuskile siia sadamasse hetkel ja oligi just praam minemas. Lampi ostsime pileti. Pilet on 13 €, et üle saada. Ja lähme vaatame. Mingi hetk tahaks süüa. Täna peame hakkama uut Airbnb-d otsima, sest see, mis meil eile oli, sellega me lõpuni rahul ei ole. Võtame uue, aga see seiklus saab nüüd põnev olema. Nii et lähme vaatame selle meremuuseumi üle. No nii, sõbrad, kus me oleme? Delfinaariumis. Delfiine vaatamas. Ja kas see on õige asi? Jaa, otse loomulikult. Lähme vaatame delfiine. Me jõudsime nüüd oma teise päeva Airbnb-sse, ma näitan teie meie kvartalit. Väga nice, uus arendus, aga vaadaks seda ilma. See küll ei näe vist väga hästi, aga korralikult tormab ja päris tõsine vihm on. Aga ma näitan teile nüüd meie superägedat ööbimiskohta. Tervist! Tere, tule sisse. Selline ta on. Siis on siuke mõnus master bedroom. Ja siis on meil siuke mõnus köögiala siin. Netflix pidi isegi sees olema. Ja on oma rõdu. Selline vaade. Mis sa veel elus tahad? Tere! On järgmine päev. Neljapäev, ei ole, kolmapäev on täna. Ja me tulime nüüd vaatama rannajoon, kus saab pois. Ühesõnaga, vaadake neid laineid. Mitte Jürgenit, aga me oleme kuskil rannajoonel Klaipeda ja Palanga vahepeal. Ja poistel ei ole väga hea enestunne, aga kurat, see näeb ilus välja. Viskas lepia po žieve. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas lepia po žieve. Üks asi siin elus ei muutu. See ilm on metsik, aga Jürgen on ikka plätudega. Vahepeal oleme jõudnud siia Klaipeda suurde keskusesse, mis on nagu Ülemiste keskus meie mõistes. Akropolis, kui me eksi, on selle koha nimi ja me oleme siis sellises kohas on Can Pizza. Ja huvitav fakt siin Leedus on see, et siin on näiteks maskikohustus, eks ole, kõikides siseruumides, poed, restoranid ja nii edasi. Et kui sa tuled siia sisse, siis sul peab olema mask käepärast, mitte käepärast, vaid ees, eks ole, siin ruumis, kui sööma hakkad, siis ei pea mõistagi mask ees olema. Tulime meie siis sööma siia kohta ja teadsime, et me peame umbes pool tundi süüa praegu ootama. Ja siis me natukese aja pärast tuli meie teenindaja meie juurde ja ütles, et kuidagi on teie tellimus ära kustutatud. Aga ma hoolitsesin selle eest, et ikkagi süüa saate. Kaua meil söögiga nüüd läheb? Ei tea. Kas see läheb pool tundi, kas see läheb tund aega? Keegi ei tea. Me oleme juba tund aega kohe siin oodanud. Nii et täna on päris põnev kogemus, arvestades, et me kõik oleme üsna läbi väsinud eilsest õhtust, sai väike klubiring tehtud. Tundub, et meil tuleb täna võrdlemisi lühike päev, aga vähemalt vahepeal mererannikul käies oli üsna lõpus.
tere hommikust, on meie tripi 4. päev, ehk siis päev, mil me hakkame tagasi sõitma, kell on 9 ja tahaksime umbes 5 olla tagasi Eestis, umbes 7,5 tundi vähemasti ilmselt sõidame. Panen asjad kokku pakitud, meie mõnus Netflix and chill tuba on, Jürgen tahab midagi öelda? Uus plätu. Jürgen sai uued plätud endale sel päeval, kui me selle video tegime, siis käisime ossime Jürgenile uued plätud, sest ta jäigi lõpuks mõlemast plätust ilma, aga kutid, kuulge, mis emotsioonid on 10-pallisüsteemis meie puhkuses, kuidas läks? Päris hea oli. Päris hea, see on siuke eestlaslik vastus, 6-10-st. Sten, kuidas sul? 90-st. 90, oot. 60-st. 60-st, okei, no mina ütlen siuke 7,5-10-st. Eilne päev oli üsna väsinud mul terve päev erinevatel põhjustel, aga ühesõnaga me pakime asjad autosse, hakkame sõitma, see vlog hakkab nüüd läbi saama, aitäh, et vaatasid, järgmine vlog loodetavasti varem kui 6 aasta pärast, tšau! Aga enne veel siiski, kui see vlog läbi saab, siis mõned faktid, mida me saime teada Leedu reisiga seoses või mõned tähelepanekud. Esiteks on see, et Leedus ühes linnas kütuse hind linna sees võib kõikuda 20 sendiga. 1, mingisugusest 0,9-st või kuni 1,39-ni põhimõtteliselt kõikus seal näiteks diisli hind. Tehniliselt see on 30 senti. Ja see on põhimõtteliselt juba 30 senti ühes linnas. Siis teine asi, mis me tähele panime, on see, et Leedu on väga pedantne ja kartlik oma liiklusseadusega. Sest et esiteks liiga palju 70 alasid, teiseks 2+1 realistel on 80 alad ja kolmandaks asjaks hästi palju lamavaid politseinikuid, mis on märgistamata. Sul on küll märk mingi hetk, mida sa pimedas ei pruugi näha, aga lamapolitseinik ise ei ole märgistatud, seal ei ole valgusposte ega midagi lähedal, nii et sa lähed hüppesse lihtsalt põhimõtteliselt. Mis me veel Leedu kohta teada saime? Raudonu tähendab punast. Jah, kui sa ütled raudonu, ilmselt mitte selle hääldusega, siis see tähendab punane, kui meie mõistes tähendaks see midagi muud. Ja klubide fakt on siis see, et me läksime esmaspäeva õhtul Palangale ja väga palju alaealisi on klubides ja klubi on lahti ja sulle pakutakse tasuta piletid, et minge kõik klubisse esmaspäeva õhtul ja seal natukene ikkagi oli rahvast, teisipäeval samamoodi. Jällegi rahvas käib pidudel nädal otsa, kuigi ilm oli võrdlemisi halb ja viimane asi on see, et me tõime Eestis sitailma ja me viime Eestisse tagasi sitailma. Praegu on küll okei, aga meil 4 päeva järjest sadas ja me saime riikliku tormihoiatuse ka kõik oma telefonidele. Nii et mida sa veel ühelt puhkuselt tahad, kui 4 päeva vihma, võimalus teha tegevusi ainult sees. Nii et lõppkokkuvõttes aitäh vaatamast, kas kellelgi on veel midagi öelda? Tšau. Ei ole veel kõik, sest et 6 aasta pärast pidime minema tagasi, siis võib-olla juba lastega. Kas enda lastega, mis ta ei tea?